Richard Tohver ja number 8 Danila Tšõganov. Ründesse siis pandud 2 Kohtla-Järve legionäri, Juri Sousa-Limelellis number 10. Võimalik talt senderdada, nüüd tuleb pall kasti, Kuusev Rusikaga vahel ja Sousa. Kui vale puude olnud, siis tagantpostist oleks see pall tühja lükata. Oi, suurepärane sööt taaskord ja Breimann läheb läbi. Teine võimalus Breimannilt ja issand jumal, ei löögi ta seal. See on Kohvi vastu, see lööb ka peale, aga Kaasikul on löögikoht. Kaasik võtab vasakule ette ja lajatab üle värava. On see Kontkaar, ei saa teda kätte, Saar endiselt liigub ja tuleb ka peale löök ja Karl Vaabel. Võrdab keskele, läheb ka, ei lähe löögile, pettis ka minu ära, nüüd läheb ja lööb mööda. Breimannile, Breimann saab Kuuseviga silmitsi, Breimann lööb ja Kuusev võtab ära. Kaasik, kõrge pall, täpselt Järvemehele, aga Breimann uuesti vabalt ja lööb posti. Sai vist Kuusev ka mingil hetkel sinna sõrmed taha, kas enne või pärast posti võrget, aga peaasi, et sai. Otsib seda läbi söötu, suurepärast tuleb siin Oskerale läbi ja lööb üle vä. Breimann, võimalus löögiks, Breimann lööb ja napilt tagu. Moskera võtab vasakule ja ise kutsuvad siis Moskeraad. Järvemehed suurepärane sööt tuleb siia, Sousal on täiesti vaba võimalus, tahaposti 1-0. 67. mänguminutil Kohtla-Järve 2 välismaalast kombineerivad omavahel ja Moskera siin kaadri väliselt hüppas tõustakse. Vist on see ja kuidas nüüd eksivad praegu siin Järvemehed, et selle palli ilusti sinna seisma ja ei lükka. Löök tuleb sinna päris tagantpostist ja tuuakse käed. Tohutult kindlust tegelikult ja siin on kollane vähemalt praegu. Punast vist veel ei tule, sest seal päris üks-ühele ei olnud seal pääsemas. Aga Tanel Tammikul on ju kollane all juba. Nii et asi põhjus proosaline. Miks punane lõpuks ikkagi ei tuli? Tammik vahetusest. Ja nüüd tõenäoliselt see vile tuleb. Järve pilutseb, Moskera pilutseb, võtab nüüd vähe rahu.